Tere! Alustame siis pihta oma investeerimisteenuse teabepäevaga. Väga meeldiv on näha, et teil on nii palju kohale tulnud. Ja täna siis on see teabepäev suunatud investeerimisteenuse pakkujatele, meie järelevalve subjektidele. Ja oleme siin siis kokku teinud sellise küllaltki ülevaatliku nii-öelda investeerimisteenuse kohta puudutava informatsiooni. Ja ettekandjateks on meil siis Doris Kasak ja Merilin Vahtra, kes siis tegutsevad ka selles järelevalve valdkonnas nii-öelda juristidena. Mina ise olen Mari Puusak-Tamm, olen finantsteenuste järelevalve divisjoni juht ja nii-öelda koordineerin siis seda tegevust. Ja ehitasime sellest üles selliselt, et alustasime täiesti A-st, et räägime nendest regulatsioonidest, et see kõik on kindlasti teile tuttav, aga lihtsalt, et võib-olla on küsimusi või ootate meilt midagi või meie ootame teilt, et siis oleme hästi avatud, et teie võite küsida ja meie üritame vastata, vastupidi, meie küsime teilt, võib-olla ootame vastuseid. Ja teeme nii, pikk jutt on pikk jutt ja alustame pihta, et kõigepealt siis algab meil Doris Kasak ja vabandust, lõpus on meil veel Kristjan-Erik Suurväli, kes on siis turujärelevalve divisjoni juht, tema siis räägib pärast turupiirangutest. Palun, Doris, sõna sulle. Aitäh, minu nimi on siis Doris Kasak ja tegelen igapäevaselt investeerimisühingute üle teostatava järelevalvega. Lähme siis kohe teemade juurde, võib-olla üldisemalt, et mis on regulatsioonid üldse täna meil teabepäeva aluseks, et on MiFID 2, PRIIPi määrus, PRIIPi delegeeritud määrus ja väärtpaberituru seadus. MiFID 2 jõustus meil siis eelmise aasta jaanuaris, mis tõi kaasa olulisi muudatusi seoses jaeinvestori kaitsesätetega. Et nende hulka siis kuulusid näiteks sihtturu määratlemise kohustus, uued nõuded huvide konflikti vältimiseks, piirangud võetavõttele tasudele hüvedele, uued nõuded asjakohasuse ja sobivuse hindamisele ja nii edasi. PRIIPi määrus on siis välja töötatud, kuna üha rohkem pakutakse keerulisemaid tooteid ja tavainvestor ei pruugi siis kõikidest nendest tingimustest aru saada või osata neid tooteid omavahel võrrelda. Ja PRIIPi delegeeritud määrus siis kehtestab regulatiivsed tehnilised standardid põhiteabedokumendile, selle vormile, sisule, muutmisele. Ja kogu siis PRIIPi regulatsiooni eesmärk on tagada jaeinvestoril selline standardiseeritud informatsioon, mille alusel ta saab siis eri tooteid võrrelda, keerulisemaid tooteid ja nendest tingimustest siis aru saada. Kogu see regulatsioon, MiFID 2, PRIIPi regulatsioon on siis meil reguleeritud üle võetud väärtpaberituru seadusega. Et ka väärtpaberituru seadus ütleb, et investeerimisühing, kes pakub, müüb, nõustab PRIIPi määruse kohast kombineeritud toodet, peab siis järgima selle PRIIPi määruse nõudeid. Finantsinspektsioon on siis seni andnud välja 3 märgukirja seoses PRIIPi määruse rakendamisega. Esimene oli Finantsinspektsiooni märgukiri keelenõude kohta. Sellele järgnes Finantsinspektsiooni märgukiri PRIIPi määruse kohaldamisele kohta, täpsemalt siis hoidmistunnistustega. Ning selle aastane märgukiri puudutas subjekti sise-eeskirju seoses siis PRIIPi määruse nõuete täitmisega. Et miks me üldse täna võtame need märgukirjad teemaks teabepäeval, et turuosalistelt on laekunud tagasisidet, et mõningad aspektid on ebaselged, et siis natuke räägime täpsemalt nendest täna. Täpsemalt siis selle keelenõude märgukirjast, et PRIIPi määrus annab pädevale asutusele õiguse siis aksepteerida põhiteabedokumendi esitamist ka muus keeles kui riigi ametlik keel. Finantsinspektsioon otsustas aksepteerida PRIIPi põhiteabedokumendi esitamist ingliskeelsena, kuid seda tingimuslikult. Tingimused on siis kõik ka siin näha, et PRIIPi toote nõustaja või müüja peab tagama,
et jaeinvestor on teadlik ning saab aru, et talle esitatakse PRIIP-i põhiteabedokument ingliskeelsena ning ka mõistab inglise keelt. Teine tingimus, et PRIIP-i toote nõustaja või müüja rakendab kohast hoolsust, siis kõikide muude seadusest tulenevate tingimuste täitmisel sobivuse hindamine, asjakohasus, lepingu eelne teave ja lepingu kestev teave. Kolmas tingimus on, et PRIIP-i toote nõustaja või müüja tagab, et PRIIP-i ingliskeelne põhiteabedokument vastab nii vormi kui sisu poolest PRIIP-i määruse nõuetele. Sellest tingimusest ma nüüd räägin järgnevalt ka täpsemalt. Ja viimane siis tingimus, et subjekt peab tagama nende kõikide tingimuste täitmise kontrollitavuse. Ühtlasi siis juhtisime tähelepanu, et reklaamimisel turustusdokumentidega, mis on kirjutatud eesti keeles, peab põhiteabedokument olema eesti keeles. Nüüd keelenõude märgukirja juures on asjakohane rääkida ka selleaastasest märgukirjast, mis puudutas subjekti siseeskirju, mille kohaselt siis juhtisime tähelepanu, et me ootame, et järelevalve subjektid reguleeriksid need keelenõude märgukirjas olevad tingimused oma siseeskirjades. Nüüd PRIIP-i toote nõustaja või müüja vastutusest, siis kolmas punkt märgukirjas keelenõude kohta puudutas PRIIP-i toote nõustaja või müüja vastutust. Et turuosaliste hinnangul Finantsinspektsioon on kuidagi laiendanud subjekti vastutust. Et ma nüüd täpsustan, et väärtpaberituru seaduse kohaselt kohaldub üldine nõue investeerimisühingutele, et nad peavad järgima, osutama teenuseid õiguspäraselt, piisava asjatundlikkuse, täpsuse ja hoolikusega, lähtudes eelkõige oma kliendi parimatest huvidest. Ja ühtlasi tekib teenuse osutamisel teenuse osutaja ja kliendi vahel lepinguline suhe, üldjuhul käsundiline, mis tõttu siis võlaõigusseaduse kohaselt peab teenuse osutaja käsundi täitmisel lähtuma käsundilaadist tuleneva vajaliku hoolsusega. Et seega me leiame, et PRIIP-i toote nõustaja või müüja peab siis rakendama vajalikku hoolsust, et hinnata kolmandu isiku usaldusväärsust ning temalt saadava teabe õigsust. Ja mis siis endas hõlmab seda, et me eeldame, et subjekt teostab sellist elementaarset kontrolli põhiteabedokumendi sisu ja vormi osas. Et subjekt ei pruugi vastutusest vabaneda olukorras, kus PRIIP-i põhiteabedokument ei vasta elementaarsetele vormi ja sisu nõuetele. Teine märgukiri puudutas siis PRIIP-i määruse kohaldamisala, et jällegi turuosalistelt on saabunud, tol hetkel saabus informatsioon, et on ebaselgus, mis tooted kuuluvad PRIIP-i määruse kohaldamisalasse ja mis mitte, ja täpsemalt siis hoidmistunnistuste osas on ebaselgus ja erinev praktika. Mis tõttu siis Finantsinspektsioon andis välja märgukirja, kus siis täpsustas, et just hoidmistunnistuste osas, et see hindamine, kas hoidmistunnistus on PRIIP-i toode või mitte, peab toimuma siis tootepõhiselt, hinnates siis konkreetse toote tingimusi. Hetkel on siis asjakohane rääkida ka natuke, mis haakub meil teemadega, mis Merilin räägib aktuaalsest Euroopas, et PRIIP-i määruse kohaldamisalas seoses ettevõtte võlakirjadega. Et riigi võlakirjad on selgesõnaliselt PRIIP-i määruse kohaldamisalast välistatud, kui ettevõtte võlakirjade osas ei ole märget selles osas tehtud, mis tõttu siis ESA-d palusid Euroopa Komisjonilt eelmine aasta selgitusi ettevõtte võlakirjade osas siis PRIIP-i määruse kohaldamisalasse kuulumise ja mitte kuulumise osas. Ja Euroopa Komisjon siis vastas selle aasta mais sarnaselt siis Finantsinspektsiooni märgukirjas toodud põhimõtetega, et hindamine peab toimuma tootepõhiselt, case by case. Ja ühtlasi märkides, et ei ole teostatav ega mõistlik leppida ex-ante kokku mõne võlakirja kategooria siis PRIIP-i määruse kohaldamisalasse kuulumise või mittekuulumise osas. Et see kõik, nii ESA-i kiri kui Euroopa Komisjoni vastus sellele on kõik
internetis ESMA koduleheküljel olemas. Saate ise tutvuda. Seoses siis Finantsinspektsiooni selleaastase märgukirjaga subjekti sise-eeskirjade kohta, seoses siis ennekõike kaebuste lahendamise regulatsiooniga. PRIIP-i määrus on selles osas vägagi spetsiifiline ja PRIIP-i määruse artikkel 13 kohaselt peavad siis PRIIP-i koostaja ja PRIIP-i tootenõustaja või müüja kehtestama asjakohased menetlused ja korra, millega tagatakse, et jaeinvestoril on tõhus võimalus esitada PRIIP-i koostaja vastu kaebusi. Jaeinvestorid, kes on esitanud kaebuse, saavad siis õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastuse ja ühtlasi on siis kättesaadavad tõhusad õiguskaitse menetlused olukorras, kus PRIIP-i koostaja asub teises liikmesriigis või kolmandas riigis. Eeltoodud siis regulatsioonist lähtuvalt selgitasime oma sise-eeskirjas, et jällegi, mida me ootame turuosalistelt, et need tingimused, nii-öelda PRIIP-i määrusest tulenevad tingimused oleksid sise-eeskirjades reguleeritud. Et selline üldine kaebuste lahendamise kord ei ole PRIIP-i määruse spetsiifiliste nõuete täitmiseks piisav. Ja seda eriti olukorras siis, kus subjekt on ise, kus ta ei ole koostaja rollis. Ja suunasime siis järelevalve subjekte kehtestama eraldi menetlused ja korra või siis täiendama olemasolevaid kordasid. Ja täpsemalt siis, mida inspektsioon selle all mõtleb, et me sooviksime näha, et sise-eeskirjades on olemas aeg, mille jooksul subjekt siis jaeinvestori kaebuse PRIIP-i koostajale esitab, meetmeid, mida kohaldatakse olukorras, kus PRIIP-i koostaja ei edasta vastust jaeinvestori kaebusele ja ühtlasi meetmed olukorras, kus see edastada vastus ei ole jaeinvestori jaoks rahuldav. Et nii-öelda see kaebuse vahendamise regulatsioon. Minu poolt. Aitäh! Kui on küsimusi, võib muidugi jooksvalt küsida. Korraks annan veel info, et kõik see täna lindistatakse, eks ju, pannakse veebilehel üles ja samamoodi ka slaidid. Et ei ole vaja, ma näen, inimesed siin pildistavad, et neid ei ole vaja pildistada, et te saate need slaidid meie veebilehelt. Aga kui on küsimusi nende osas, siis kindlasti Dorisele, et täna oleks õige aeg küsida. Võib ka alati kirjutada. Ootab. Tere. Võib-olla ebamugav küsimus, aga kas äkki oleks võimalik natukene sisusse minna selle koha pealt, et mis elementaarsus tähendab? No, väga lihtsustatud näitena, kui on mõni konkreetne aspekt, mida PRIIP-i määrus reguleerib, mis kas või ülesehituse poole pealt, et kui ta ei vasta täpselt sellele, mida PRIIP-i määrus ütleb, et see võiks olla elementaarne kontroll. Vorminõuete kontroll. Nii vorm kui sisu. Sisuelemendid ka, et kas kõik sisuelemendid on olemas. See on ikkagi vorm juba, et kas elemendid on olemas. Sisu poole pealt see tähendaks juba hindamist selle jaoks, et kas see sisu on õige või kas no, tootuse stsenaariumid on näiteks 4, et kas need kõik on seal olemas, selline võiks olla elementaarne. Ja peaks tegema ka sellised mõistlikud pingutused veenduda siis, et see informatsioon... Et me ei eelda, et peaks minema selle PRIIP-i koostaja juurde ja nõudma mingi sellise arvutamise valemi aluseks olevad andmed välja, aga siuke elementaarne vormi sisu kontroll peaks vaid. Kas on veel küsimusi meie märgukirjade kohta just? Siis on sõna kolleegile. Tere, mina olen siis Merilin Mahtra, töötan Dorisega koostöös. Tegelen peamiselt krediidiasutuste valdkonnaga, aga oman siis kokkupuudet ka investeerimisteenusede osas järelevalve teostamisega. Täna ma räägin teile esmalt meie kaugkontrollist, mis me eelmine aasta tegime. Samuti räägin sellest, mida FI on juba see aasta seni teinud ja mida FI plaanib edaspidi teha. Ning samuti siis aktuaalsetest teemadest Euroopas, et mis sealtpoolt mõju avaldavad siinsele turule, et siis teaksite ka sellega kursis olla. Et eelmine aasta me tegime siis väga mahuka kaugkontrolli, mille vastamine võttis teil kindlasti väga palju aega.
see oli selles mõttes väga mahukas, et me võtsime kõik investeerimisteenustega seonduva vaatluse alla, mis nõuded tulenevad siis MIFID 2-st. Ja mida te võib-olla teadnud, oli see, et me seadsime oma sihiku asjakohasuse ja sobivuse hindamisele nii-öelda esimeses faasis. Et mis ei tähenda, et me seda ülejäänud osa ei kontrolliks ega vaataks. Et meie esimene suund on sinna poole, kuna see on nii-öelda aktuaalne ka Euroopas ja see on oluline aspekt, kui me võtame investeerimisteenuste osutamise, et see omab puutumust teenusega, mis ei ole niivõrd seotud investeerimisnõustamisteenusega ja sellest tulenevalt siis, et tagada investorite kaitse siinsel turul on siis fookus asjakohasuse ja sobivuse hindamisel. Oleme teinud nii-öelda esimesed hinnangud, leidnud esimesed puudused, tähelepanekud. Me oleme jaganud hetkel need 3 plokki. Et esimene, mis me oleme tuvastanud ja mis saame juba välja öelda, on see, et kui on tehtud sobivuse või asjakohasuse hindamise protsess on nii-öelda loodud, siis selle eeldusena see, et on küsimustik kliendile, millega siis veendutakse, et see teenus või väärtpaber on kliendile asjakohane või sobilik, aga mõned subjektid kas ei ole meile seda esitanud, mis jätab meile veendumuse, et seda ei pruugi olla. See ei pruugi nii olla, aga võib, et see on nii-öelda esimene suurem puudus, mis meil sealt vastustest vastu kuvas. Et see ei ole selline valdav probleem, et kõigil seda esineks, aga paluks siis nii-öelda enda tegevuse osas üle vaadata, kes kuidas on teinud, et me kindlasti jõuame sinna ka oma meetmetega, kuidas me teile seda kuvame neid nii-öelda tulemusi. Teine suurem plokk, mis me avastasime, oli see, et kui see küsimustik on teil ka loodud, siis need küsimused ei anna nii-öelda objektiivselt tulemust. Ehk see, mida soovitakse sealt seada, et veenduda kliendi asjakohasuses ja sobivuses, et tal on see oskus ja teave selle osas. Et küsimused on mõnikord loodud selliselt, et kliendid annavad ka sisehinnangu endale, mis on tegelikult nii-öelda teie ülesanne veenduda, et kliendil oleksid need teadmised ja oskused olemas. Või teine probleem, et need küsimused, mis on üles loodud, et need ei anna seda tulemust, mida teile on vaja, et seda hinnangut anda. Et sellised probleemid nii-öelda küsimustikega seoses. 3. plokk, mis me avastasime, oli hoiatustega seonduv. Et kui kliendile tehakse hoiatus, et see teenus näiteks ei ole asjakohane või sobiv, siis tihtipeale on niimoodi, et see protsess võib teil olemas olla, kuid sise-eeskirjades ei ole seda kajastatud. Ja meie jaoks on see samuti puudus, et teil justkui ei ole seda, ei eksisteeri, kuigi teie tegevus võib vastata VPTS-ile sealt tulenevalt nõuetele, aga meie seda nii-öelda meile esitatud paberite pinnalt ei näe. Et need on nii-öelda 3 pidepunkti, mis me paneme nii-öelda südamele, mis teil üle vaadata. Et kes juba teavad, me jätkame oma nii-öelda hinnanguid. See kontroll võtab nii-öelda veel aega, meie hinnangute koostamine. Et mõnda kontrolli me oleme juba jõudnud kohale peale. Mõne kontrolli osas me teeme kaugkontrolli. See oleneb täiesti, et mis tulemus meile vastu vaatas, mis meedet meil on vaja rakendada. Et mõnele me nii-öelda teeme kirja vormis, küsime täiendavat teavet. Et eks te siis ise näete, kas üldse või mis vormisid tuleme. Et selline tegevus meil on praegu olnud ja selliselt me jätkame. Et nagu ma ütlesin, siis asjakohasus ja sobivus enne kõike ja kõik ülejäänud tuleb jooksvalt järgi. Mis veel see aasta? See aasta me teeme tootejuhtimise nõuete suunise kaugkontrolli, mis läks teile juba välja. Et see puudutab siis esmasuunist, mis siis annab juhised, kuidas tootejuhtimise nõudeid täita, ehk veenduda siis, et see toode on sihtrühmale sobiv, kuidas seda hinnata ja nii edasi. Et me saatsime küsimustiku välja, panime indikatiivse, mitte indikatiivse, aga nii-öelda tähtaja sellele 15.07, aga kui kellelgi on probleeme selle tähtaja osas, et see oli ka tegelikult väga mahukas küsimustik oma sisu poolest,
et mis ei ole küll võrreldav selle MIFID 2 kontrolliga, aga kui kellelgi tekib siin nii-öelda probleem või selle vastamistähtaega, siis kindlasti andke meile teada ja esitage põhjendatud, nii-öelda motiveeritud põhjendus ka juurde, miks teil on vaja seda tähtaja pikendust, kui teil seda vaja on. Ja siis mingisugune indikatiivne tähtaeg ka, mis teile endile sobiks ja siis vaatame, kas ja kui palju me saame teile vastu tulla. Et praegu on sellega selline plaan. Siis nii sellele küsimustikule vastamisega, kui ka üldiselt ma rõhutaks ka selle üle, et te vaataksite, mida me oleme küsinud. Et mitte, et ei paneks lihtsalt teavet sinna kirja, et oleks nii-öelda küsimusele vastatud, et mida me tahame sealt saada. See on selleks, et kui me nii-öelda vaatame neid vastuseid, siis meile tundub vahest, et te kirjutate küll sinna vastuse ära, aga see ei ole vastus sellele küsimusele. Ja sealt me ei saa seda infot kätte ja siis me peamegi tulema mingi teise meetmega teie juurde tagasi. Et olge hästi tähelepanelikult selle osas, mida te meile kirjutate. See teeb teile lihtsamaks, et me ei tule teile uuesti. Võimalik, et ei tule, kui meie jaoks on see vastus piisav. Aga kui ja nii-öelda ka meile lihtsamaks, et meil on endal lihtsam hinnata seda. Kui te esitate neid vastuseid, siis pigem pange isegi rohkem informatsiooni sinna juurde. Et kui te arvate, et mingi vastus nii-öelda sisaldub mingis dokumendis, siis märkige see ära, et vastus on eelkõige seal, kui me paneme teile juurde ka need täiendavad materjalid, et need toetavad. Me ei pea teie käest rohkem küsima, et me saame oma hinnangu anda selle põhjalt, mis te olete meile esitada. Et loodame, et tuleb nii-öelda kvaliteetne info meile majja sisse, mille pinnalt me siis saame hinnangut teha ja vaatame siis edasi. Mis Euroopa suunalt nüüd, mis Doris juba märkis selle isade ühispöördumise osas. Doris andis nii-öelda ülemalt ära, et me seda ei hakka kordama, aga see on üks aktuaalne teema Euroopas. Teine aktuaalne teema Euroopas on see, et selle sama asjakohasuse hindamisega seonduvalt on ESMA andnud välja sellise tutvustava nii-öelda dokumendi ülevaate, kuidas asjakohasust hinnata. Et see on nii-öelda juhiseks nii meile, järelevalveasutusele, kui ka teile, kes te peate neid nõudeid täitma. Et see nii-öelda lihtsustab nii teie tööd kui ka meie tööd. Et kuidas täita Euroopa Liidu õigusest tulenevalt, ehk siis MIFID 2 tulenevalt nõudeid. Et ta sisustab väga hästi ära ja annab nii-öelda juhtmele, kuidas need nõuded peaksid olema täidetud. Ja kolmas siis suurem teema, mis on RIPi regulatsioon, kus on siis tootluste osas stsenaariumid hetkel problemaatiliselt selles võtmes, et need tootlused kuvavad hetkel positiivsega tulemuse, kui need tegelikult reaalsuses on. Illustreerivad selle pildi ilusamaks. Ja sellest tulenevalt on peetud siis vajalikuks need mudelid valemid üle vaadata, kohandada veidi, et nad ei oleks nii positiivses võtmes ja hetkel selles osas siis testperiood käib. Ja see kestab veel nii, et jääme ootama uusi uudiseid. Ilmselt seal on nii-öelda muudatusi tulemas. See slaid siin on just ära see, mis ma just eelmisena rääkisin, et asjakohasuse hindamisega, mis seal nii-öelda pidepunktid on, mida see kaetakse, et klientidel teabe kogumine, asjakohasuse hindamine, kliendi hoiatamine, kõik see, mis me tegelikult kaugkontrollis nii-öelda kajasime. Et see on nüüd just pikk, kuidas seda kõike teha. Väga hea materjal. Ja need on nüüd suuremad teemad. Kui teil on küsimusi, siis vastan. Ma olen küsinud seoses sama protsessiga, et esmalt tuli ka välja Board Supervisory Action seoses selle sama kirjaga, et äkki kommenteerida seda, kas FII on kaasatud Eesti poole pealt ja mis võiks selle kohta oodata? Jaa. ESMA nii-öelda töö ülesehitus ongi praegu selline, et esimene etapp oli selle nii-öelda juhendi või ülevaatliku dokumendi koostamine, mis siis tagab investorite kaitse. Teine meede ongi siis see nii-öelda järelevalveline ülesanne eesti keeles, et mis siis kontrollib nii-öelda seda, et kuidas seda dokumenti täidetakse ja kuidas asjakohasust hinnatakse.
et see töö on meil käinud Euroopa töögruppides. Seda ülesannet, kuidas seda hindama tullakse, seda on juba arutatud. Praegu me oleme selles faasis, et me arutame metodoloogia on arutatud ära, kuidas üles ehitatakse, ja on arutatud ära ka see, et mis see ajaperiood on. Et praeguses faasis oleme nii-öelda ajakavas, metodoloogia on paigas, järgmisena koostab ESMA siis küsimustiku, mis me siis suuname teile, et see võib juhtuda ilmselt sügise paiku, et kus me siis saadame küsimustiku asjakohasuse hindamise kohta. Lisaks me võtame sinna teavet ka teie jälle saadetud sellest kaugkontrollist, nii me paneme selle vastuse esmapoole teele. Ja ajakava on ka selline, et see peaks nii-öelda lõppema aastal 2020, et seni see kestab. Et hindamise periood peaks olema siis järgmine aasta, nii-öelda tulemuste hindamine, mis need vastused siis on. Et selline on see praegu teadaolev teave, aga kui see nii-öelda laekub meil majja ja hakkame küsimusi küsima selle kohta, siis me anname kindlasti nii-öelda põhjalikumalt sellest ülevaate, et mis see on ja milles see seisneb. Ja ESMA ise kirjutab sinna kaaskirja kaasa, milles tulenevalt seda infot talle vaja on ja kõike muud seda. Et selline asi jah, tulemus on, et jah. Täpsustan korra, kas äkki saate viidata ka selles osas, et kas see mahu mõttes võiks jääda kuskil sinna mitte 2 küsimustiku suuruse juurde või pigem selle praegu suuruse? Ma ei usu, et see MiFID 2 kontrolli mõõtme võtab, et ta on kindlasti spetsiifilisem, kuna ta on nii kitsas, selle võrdlemisi kitsas valdkond, et ta on nii-öelda siiski tükike sellest MiFID 2-st, et ta nii mahukas ei tohiks olla. Aga kuna ei ole seda lõplikku projekti nii-öelda või töömaterjali näinud, et mis nad hetkel on valmis koostanud, siis täpsemalt ei oska öelda, aga võib öelda, et see nii mahukas ei saa olema. Mis selle suunise taust on, et kus need asjakohasuse hindamisega seotud probleemid enim on aktuaalsed riikide instrumentide lõikes, et kuidas seda on põhjendatud, et sellist suunist üldse vajab? Seda ongi põhjendatud sellega, et kuna see aitab tagada investorkaitse tulenevalt sellest, et see teenus ei ole nii väga seotud investeerimisnõustamisega, kus nii-öelda kliendil on vähe suurem tugi või nii-öelda nõustamise poole pealt ta saab rohkem nagu teavet, et seal ta on nii-öelda justkui nagu üksi, et see tagab ta suurema kaitse. Et ta saab just sobiva või tähendab asjakohasema toote või väärtpaberi, mis talle soovitatakse. Rohkem on küsimus, kas on mingi analüüs ka taga oli, et tavaliselt ikka midagi vaadatakse, et näed, et siin turul on suured probleemid. Et kas on tunne, et meil on see ka suur probleem või on see probleem näiteks, ma ei tea, Kreekas või Saksamaal või kus nagu jõuti sellena? Me tunneme, et see probleem on nii-öelda Euroopas üleüldiselt, et sellepärast see on ka selline üle-euroopaline ülesanne. Ja nii-öelda see motivatsioon seal taga on ka see, et tagada siis nii-öelda väga ühtne lähenemine kogu Euroopas, et ei oleks nii, et ühes riigis täidetakse neid nõudeid ühtemoodi, teises riigis teistmoodi, et oleks nii-öelda järelevalvete vahel justkui nagu koostöö, et see lähenemine oleks kõik ühesugune, et seal osas ei oleks mingid erisusi. Et see on see põhjus selle taga. Ja ilmselt on see nii, et ei olnud probleemi, ei olnud Eestis, mille pärast see juhist tehti. Meil pigem on võib-olla dogmaatilisemad kui teised, tegelikult oleks samamoodi käisus kui siin tehtakse. Me olime ka Eesti suuri räägi 2 asjast, hästi lühidalt. Üks on siis, küsimus võib kohe enne ka küsida, enne kui ma üldse midagi räägin, kellegi tuleb midagi küsida. Et ma vaatan, et olete kuidagi rõõmsad ja elavad siin kogu aeg. Et täna on Riigikogus menetluses väärtuskorra seaduse muudatused, ja siis nad suve puhkusele, need vastu ei võeta. Et siis on see tähelepanek, et vahepeal jõustub prospekti määrus 21. juulil ja on jõustunud juba MiFID, mis on teinud, mille kaudu siis MiFIDist tulenevalt on mingid mõisted on nagu otse kohaldatavad Eestis, eks. Et see väärtuskorra seaduse paragrahv 2 on ju, et see siis prospekti määruse mõttes ei ole enam oluline, vaid on oluline see, mis on prospekti määrus ja see viitab MiFIDile, eks. Et kui ma tean, et teie ise tõenäoliselt kõik ei hakka prospekti koostama, aga võib-olla keegi nõustab midagi kusagil, et siis
see langeb sinna aega, et siis on selge, eks, et me peaksime lähtuma nii-öelda otsekohaldavatest õigusaktidest ja tulevikus saab ka olema nii, et meil oma seda mõistet ei ole. Aga mis Euroopas on veel nagu kaalumise all on see, et kuna MIFIDis on, eks, räägime finantsiinstrumentidest, prospektimäärus räägitakse väärtpaberitest ja nad on nagu sama mõiste, aga siis nagu osasest ei ole ka, et siis nagu mingi projekt, et ikkagi saaks kogu lõpuks nii, et kõikides turu õigusaktides oleks üks ja sama selge nagu nii-öelda mõiste, eks. Et sellega siis esmas tõstnud nagu ära ja komisjonile tõenäoliselt tehakse mingi selline ettepanek. Selline tähelepanek lihtsalt. Ja siis loodame, et kui tuleb siis sügisene esimene istungijärg septembril, siis kohe võetakse vastu teisel lugemisel see väärtpaberituru seadus ja hakkab siis, ma ei tea, millal siis kui palju seda demokraatlikku head tava on, et kas ta hakkab kehtima nagu siis tagasulatavalt või etteulatavalt või järgmisel päeval, eks seda näha. Ja siis teine teema on see, et piirangud, hinnavahelepingute ja binaaroptsioonide osas, eks, et milliniga on Eestis siis on suhteliselt nagu lihtsam, et hinnavahelepingudest on ühe äriühingu nagu põhiäri, aga teistel on ta nii-öelda sidekick, eks, et pakutakse, aga mitte liiga intensiivselt. Ja esma on siis 3-kuuliste etappide kaupa, seda siis põhimõtteliselt aasta aega nagu seadnud need piiranguid, eks. Ja et millal siis saab nii-öelda 1-3-kuulisest etapist, mida kogu aeg pikendatakse nii-öelda igavene piirang, eks, et see esma tundis, et tema enam seda teha ei või, et aitab küll, et aasta aega, et siis ei ole ajutine enam. Nüüd võiksid liikmesriigid ise piirangud seada ja sai nii kokku lepitud, et tõepoolest, et kõik liikmesriigid nõus, et jah, et need on jaeklientidele siuksed tooted, mida siis nii-öelda ei peaks pakkuma lihtsasti või siis üldse ei peaks pakkuma ja lepiti kokku, et minimaalselt nendes raamides, mis oli esma otsuses, nendes siis igal pool jätkatakse seda piirangut. Aga FI piirangu iseloomuks on see, et see on nagu nii kaua, kuni me otsustame teistmoodi. See tähendab seda, et millalgi peaks nagu jõudma siis seal Euroopas ühise laua taha, et kas see on nagu kõige mõistlikum viis investeerimisteenuste osutamise kuidagi kujundamiseks Euroopa Liidus, me ütleme, et ühte toodet üleüldse ei tohigi müüa, või et igavesti ei tohi müüa, või ei tohi 5 aastat müüa, või ei tohi sellistel tingimustel müüa, või ei ole see ikkagi. Et hinnavahelepingute puhul siis on võimenduse piirangud, siis on see, et see marginaali piirang, eks, et millal peaks sulgema ja et kliendi konto ei tohiks negatiivseks minna. Seda me tõenäoliselt ka vaatame, eks, et kas see nõue on nagu täidetud, kui pakutakse hinnavahelepingut. Ja see siis on kogu kliendi konto raames, sisaldades siis ka igasugused muid tehingutasusid ja asju. Ja nagu ikka, et standardiseeritud riskihoiatuseks, et mis teeb siis nii-öelda ilusa piltide levitamise keerulisemaks, kui seal peab palju olema sellist teksti all. Ja nii-öelda binaaroptsioonide puhul siis on põhimõtteliselt on keelatud üldse jaekliendile müüa, välja arvatud siis, kui on prospekt või on pikaajalised. Ja siis pakkuja ise ei võta tuluiskid. Et binaaroptsioon ise, eks on niisugune asi, et jah või ei ja kas võitsid loteriiga või võitnud on ja seda siis USA-s pikalt analüüsitud, et tava jaeklient ei saa sellest aru, et mis riskid ta võtab ja kuna seal oli ka võimalus nagu minna miinusesse, eks, et siis seda Euroopas ei tolereerinud. Eesti mureks ei ole nagu see tegelikult on ju, et kas me enda investeerimisühingutel lubame seda või ei luba, meie mureks tegelikult on see, et siin on isikuid, kes pakuvad niisugust teenust, isegi Eestis asutatud isikuid, kes pakuvad niisugust teenust või teistsuguste võimendustega. Me ei saa nende küüsi taha, et nad tegutsevad kusagil kas Iisraelist või on nende serverid kusagil USA-s ja nii, kes pakuvad teile nii-öelda ebaausat konkurentsi.
pigem on see nii-öelda meie kõige suurem murekoht. Ja selle kohta siis me saatsime ka kirja, et saate kommenteerida, et kuna tuleb FI enda haldusakt, et kas olete rahul või ei ole rahul ja kas on vastuväited või ei ole, eks, ja hinnavahe selle piirangu kohta, siis me saadame veel kas siis äkki järgmisel nädalal välja oma selle nii-öelda haldusakti projekti kommenteerimiseks. Et kindlasti vastake, isegi kui ei ole midagi vastata. Ja kui on mingeid muid küsimusi, ma ei tea, väärtpaberituru kohta, millele ma oskan vastata, siis ma vastan hea meelega. Kui ei ole, siis on 2 tunnist on läbi 30 minutit. Ja. Hinnavahe lepingute osas, et kas see jutt, mida sa praegu kommenteerisid, puudutas nagu esmapiiranguid või see ikkagi nagu... FI. See FI piirangud, jah. Okei, põhimõtteliselt võib siis eeldada, et need FI piirangud tulevad samasisulise... Täpselt samasisulise, jah. Sest me nagu ei ole nagu põhjust, et ütleme, et need 2 kirja, mis me oleme saatnud ja andmekorja teinud, et seal nagu minna kuidagi nagu jõulisemaks. Meil see investeerimisteenust turg on niikuinii niisugune, et ei ole maailma kõige suurem, eks. See on nagu veel kõvasti hirmsasti seal pruvikeer peale keerata, et siis võib-olla kaob veel väiksemaks, eks. Ja ma saan aru, et teile ka huviliti pakuti seda. See mõte tegelikult on ju selles, eks, et kui 27 või 26 liikmesriigis ära keeratakse, eks, ja Eestis ei keelata, et siis nii-öelda. Ja siin, kui teid kliendid meelitatakse siia, siit pakutakse teenust, siis kogu see nii-öelda jama lõpuks jääb meie kohtutele ja meie järelevalvele ja see kanaliseeritakse on ju siia, eks, et sellega kaugele ei lenda, me ei lenda oma kolleegide seas Euroopas kaugele ja tõenäoliselt ka meie nii-öelda õiguskaitseorganid ja kohtulised vaidlused, mis sealt võivad tulla, nemad ka võivad väga õnnelikud selle. Kas sa oskad kommenteerida, mis Euroopa suund praegu on, et see osa nagu avaldatud, mitte väga palju, et ma tundub, et osad nagu lähevad kaugemale? Jaa, osad lähevad kaugemale, vist Saksamaa, Itaalia, äkki see oli Hispaanias, et lähevad kaugemale. Leedukad minu teada on täpselt samas mahus, mis on esma. Ja ka lätlased. Ma ei tea, kas see Leedu või Läti või kes oli umbes, et ei tohi müüa umbes nende kodanikele ja need seal riigis. Mingi süükne aga sa ei saa nagu, põhimõtteliselt ei saa ka siin piirilist teenust siis osutada, eks, kui on keelatud. Me saame ikkagi keelata selle nii-öelda õigusest tulenevalt, et meie territoorium, see, kas Eesti kodanik kusagil Euroopa Liidust väljas need tooted ostab, mis me saame teha. Me saame tema käest kaebuse ja ütleme, et põhimõtteliselt me ütleme, et ise oled loll, eks. See 2. august on teie enda tähtaeg või see on esmapoolt, et kui kõik peaksid selleks hetkeks kehtestama? See on siis, kui esma piirang ära lõpeb. Et siis hakkaks nagu põhimõtteliselt kokkulepet hakkaks järgmine päev pihta. Ilmselt, kui seal on nagu 3 päeva vahet ettepoole või mingi tahapoole, et jääb mingi auk sisse, et siis ma usun, et ei torma niimoodi hirmesti kohe müüma. Mingisuguse asjad, et meil piirangut ei ole, teeme kõik oma süsteemide protsessid ümber ja hakkame kliente kaasa. Ilmselt seda ei juhtu. Aga mõte on see, et ta nagu läheks nagu sujult edasi. Siuksed rõõmsad uudised. Mis küll, ma usun, et väga paljusid vist teenusepakkujaid ei puudutaks. Eriti see osa, et see kahendab suunitule. Jah. Aga meie tänase päeva idee oli siis teile seda teavet jagada, aga samas olid meil ka ootused, et teilt teavet saada, et mis probleemid teil on tekkinud või on teil küsimusi või et just MiFID 2 rakendamisega, et mis teil on päevakorral või mured või? Sellest tulenevalt me selle 2 tundi panimegi, et teil oleks võimalus arutada. Meie kahurvägi on praegu teie ees, eks ju, sellel teemal, et jah, palun. Tervist, Leo Oolud Selfbankist. Et tahaks küsida sellise asja kohta, et Finantsinspektsiooni nagu valik anda mingisuguses teemas välja juhend ja märgiri, et võib-olla see mingisugused vorme veel, milline viisil viisab turul tagastada. Turuloduse jaoks on see vaheeliks nagu selles, et ühel juhul nagu nii-öelda turulodus kaastab, teisel juhul mitte. Kuigi ütleme nagu
ükskõik, mis on seda paberi nagu nii-öelda nimetus, et noh, nagu et seda turg esitab viis seisukohana ja üldjoontes järgib inimest. Kas see küsimus sisu on see, et enne märgukirja väljaandmist võiks konsulteerida laiemalt turuga? Sinna see suunatud, jah. Et noh, kui tuua see praktiline näide, et meil tekkis siin, eks ju, diskussioon nende Priipi märgukirjade valguses, siis niimoodi tagasivaates tundus olevat tegemist olukorraga, mida võib-olla oleks saanud nagu nii-öelda vältida, kui teha mingi eelnev konsultatsioon, ütleme mingi kavani pinnalt, et siis selles oli küsimus nagu juhitud, see ettepanek iseenesest on mõistlik, eks. Aga noh, märgukirja tekkimise protsess on tegelikult see, et istuvad ametlikud laua taga, vaatavad arvutit, tuleb email kellegi teist, et meil on siuke asi, et kuidas siin peaks nagu tegema, et siis nagu analüüsitakse, vaadatakse, et tahavad selle, kes küsib, temaga nagu räägitakse, aga siis tundub, et tegelikult see on ikkagi siuke teema, mis on kõigile ütlema, et kui ma ainult nagu ühele vastuse ütlen ja tema teab, kuidas teha, siis nagu teised jäävad info sulgu, ja siis antakse välja märgukirja. Et sinna nagu pärast hiljem nagu, ütleme, pärast seda esialgset nagu konsultatsiooni võtta ja teised juurde, et noh, miks mitte, eks. Aga noh, tavaliselt see, kes küsib, tema tahab ju kohe ka vastust saada, et noh, mitte nagu 6 aja pärast, et headus tegelikult saaks homme, et noh, mida pikemini konsulteerid, seda pikem see protsess läheb, et siin on jah ja ei, aga ma arvan, et sellest on nagu mõistlik. Ja sest me tegelikult igapäevaselt ju selgitame õigusnorme, eks ju, et kui tuleb meile mingi küsimus subjekti poolt, siis me vastame sellele subjektile, aga meil tihtipeale nagu tekib see tunne, et sellest peaks nagu kogu turg teadma. Aga jah, see on nagu olnud nagu meie võib-olla subjektiivne tunnetuse küsimus, et millal me nagu ennem selle saadame, nagu noh, juhendid saadame jah, alati nagu turule, eks. Aga märgukirju me üldiselt ei ole nagu saatnud ja märgukirjadega on tihtipeale see asi, et see käib alati meie juhatusest läbi. Ja see on meie juhatuse otsus, nii on. Ja me ei konsulteeri või noh, näiteks, et see on jah, siuke tunne olnud või ma ei oska öelda. Aga seal tagamaad võivad olla sellised, et see probleem on tõusetunud, turuga on nii-öelda räägitud, et kus see probleemkoht on olnud, näiteks olen korraldanud ümarlaudu ja teinudki selliseid arutelusid ja nendest on välja sündinud siit märgukirja, et see tagapõhi on tegelikult tehtud. Et mitte ei saadeta just seda nii-öelda märgukirja paberit teile kooskõlastamisele, aga need märgukirjad tulevad nii-öelda elust enesest, et need probleemid on tõusetunud ja on vajanud nii-öelda lahendust. Selles mõttes on õigus, et märgukirja ei reguleeri miski. Et Finantsinspektsiooni soovituslik juhend on, eks ju, reguleeritud, et see tuleb FIS-ist, eks ju. Aga et märgukiri on lihtsalt meil olnud see, no ma ei tea, see võiks olla mingi muu pealkiri näiteks või midagi, õigusnormi selgitamine võib see pealkiri olla, et kuidas FI seda näeb. Et seadusega on meil see õigus antud, aga jah, see on tegelikult mõte ja me oleme ikkagi üritanud nagu mingis vormis nagu turuga seda nagu arutada. Jah, et ma arvan, et see on võib-olla vaja eristada olukorda, et kui tõesti konkreetne turuosaline pöördub väga spetsiifilise küsimusega, mis on seotud vahetuse turuosalise nagu nii-öelda teenuste ringi, pakkumise eripärade ja nii edasi, selliste asjadega teades nagu see, et see tulebki mingisugused keskselt organisatsioonid, nagu näiteks pangaliit või mõned muud, et siis pigem võib eeldada üldiselt nii-öelda nagu probleemistik olemasolu ja mis ka nii-öelda saab adresseerida mingi dokumendi terve turule ja siis keda seda puudutab, keda mitte, seda mitte, aga jah, kasvõi, et seal pigem nagu seda probleemi nagu ei ole, et pigem on jah just nagu see kaasamine pool, Aga loomulikult me alati ootame tagasisidet. Kui me oleme selle märgukirja nagu välja andnud, siis on ju meie kohustus pärast nagu teile seda veel kord selgitada näiteks, et mis see meie mõte oli ja võib-olla koostöös me võime ka muuta pärast oma seda märgukirjaks, et mida me nagu ei teadnud. Et see ongi see, et me nagu ootame teilt ka hästi palju. Et tänase teabepäeva mõte ka on see, et Ma küsiks veel üle, et kas see puudutab ainult nii-öelda märgukirju või ka esmast tulevaid suuniseid, mida me soovituslike juhenditena lähen võtame? See kooskõlastuse soov nii-öelda. Kui te erisusi teete, siis ikka nagu oleks hea teada, saame ka oma arvamuse sinna juurde lisada, aga kui te võtate ta blanko üle, siis ka vahe. Kui me erisusi teeme, siis me kindlasti konsulteerime. Kõik soovituslikud juhendid lähevad enne väljaandmist turule kommenteerimiseks. See nagu on alati.
soovitusliku juhendiga on nagu see, et ta käib Euroopas kommenteerides, millest te olete nagu osa, eks. Ja siis teine on see, et kui me seda üle ei võta või seda ei järgi, on ju, siis põhimõtteliselt ESMA raporteerib sellest Euroopa Komisjonile, et Eesti seda seal ei täida, eks. Ja kui neid riike on palju, kes midagi ei täida, siis hakatakse seal mõtlema, et kas nüüd peaks äkki õigusakti muutma ja kuidagi nagu tegema midagi sellist, et see, mis oli seal suunises mõeldud, et see ei panna kusagile siis level 2 või level 1 miks see õigusakti, eks. Et siukene mehhanism sisse ehitatud. Kui nagu järelevalvajad muutuvad nagu kõikides riikides väga nagu nii-öelda vastakateks mingi suunise osas, et siis nagu tõenäoliselt libatakse sinna peale mingisugune õigusaktaks. Mis ei pruugi ka halb olla, eks, et siis on ühtemoodi igal pool. Aga lihtsalt, kui need liiga palju on, et siis nagu... Ja selline praktika on selline, et me selle kooskõlastuse arvestamegi selle, et ESMA on selle kooskõlastuse ära teinud. Et kui nad on pöördunud juba turu poole küsinud tagasisidet sellele dokumendile, mis ta välja annab, siis me ei hakka siin seda eraldi enam välja saatma, vaid me arvestame nii-öelda ESMA kommentaare, mis on juba ESMA-le laekunud. Et me nii-öelda topelt kooskõlastust suuniste osas üldjuhul ei tee. Aga ilmselt, kui on nagu tellimus, siis võime seda ka nagu arvesse võtta ja mõelda, et miks mitte teha, sest meil on 2 kuud aega on teavitada sellest, et kas me hakkame seda suunist järgima või ei hakka, eks, kui ta avaldatakse eesti keeles, see oli ESMA veebilehel ja siis tuleb see sinna 2 kuu sisse ära mahutada, eks. Siin turuosalistel on täitsa teistsugused praktikad ja Eesti ongi teistsugune koht ja ei järgi ja või siis järgime teistmoodi, eks. Aga sellest tulenevalt tulekski see ESMA kodulehte jälgida, et kui sinna kommentaare anda, siis nemad saavad selles tööprotsessis seda arvestada ja saavad siis selle info vastu võtta ja sellest tulenevalt, kui nad peavad vajalikuks seda dokumenti muuta. Et see on see faas, kus saab nii-öelda mõju avaldada omalt poolt. Ja muidugi ka läbi meie, seepärast meiega on seal töögruppides, kus need üldse välja töötatakse. Finantsinspektsiooni inimesed käivad. Kuidas see köögi pool nagu praktikas välja näeb, et väiksest Eestist keegi saadab midagi, et palju sellega arvestatakse või... Seal ma arvan, nendes suuniste tagasiside puhul, seal ei ole vahet, et see on suuresti väiksest riigist, seal on pigem teema selles, et kui palju, mis tüüpi kommentaare esitatakse, eks. Kas see segab kedagi või sega, eks. Samad nende asjade puhul vist oli 18 000 vastust või anti ESMA-le, et selle keerustamise kohta, eks. Ja siis osad nagu kiitsid, et tegid maha, et siis sõltub sellest, et mis tüüpi see kommentaar on. Seda vahet ma ei arva, et ei ole, et kas vastab nagu keegi Saksamaalt ja suurest pangast või Eestist ja väiksest pangast. Mõte pigem nagu selles, et need probleemid, mis siin väiksel turul osutuvad probleemiks, ei pruugi nagu päriselt mujal olla probleemiks. Seetõttu ei pruugi neid võib-olla teised üldse puudutada. Ega me selles mõttes nagu päris ainulaadsed ei ole, et meist on veel ju paar riike veel väiksemad on ja teised nii-öelda Euroopa mõttes on ka Soome ja juuksed on väiksed riigid, et probleemid võivad olla nagu sarnased. Ma arvan, et ikka nagu. Kõik need tähelepanekud selles mõttes käiakse läbi, et ma olen isegi näinud, et Eestist on sinna läinud kommentaare ja et kui on öelda, siis kindlasti sinna teada anda, et nad ei lähe teada must auku, et vaadatakse väike Eesti. Seal me oleme nii-öelda võrdsed kõik riigid, et just nende töödokumentidega. Sest ega meie töös ka suur osa on ju ka see, et peadki seletama seda, et mingites teemast nagu on üldse väga raske kaasa rääkida, sest nad ei osuta siuksed teenused või mis on kusagil mujal turul või teatud tüüpi mingit kauplemist, mingit asja, mis on nagu ja seal nagu raske kaasa rääkida. Teine on see, et kui väga robustselt mingisuguseid ongi öeldakse, et peab nii tegema, kellelgi peab olema mingi 10 aastat haridust või mingi siuke asi, siis mis me siis Eestis teeme, siis on et sellised inimesed lihtsalt nagu on väga vähe, eks. Ja siis võib-olla ei olegi mingit moodi võimalik nagu äri juhtida, eks, et ei sobi ja need juhtide sobivuse puhul nagu seal võeti nagu väga selgesti arvesse seda, et kes võiksid nagu olla siis investeerimiste ja otsuste juhid. See oli väga alguses välja tuli, et siuksed, et ei saagi muidu olla nii öelda Itaalia vanameespidavamad saaks olla investeerimisjuhi juht, aga meil see mismoodi siis see ei ole nagu normaalne. Vähemalt meil tundus. Ja seal selliseid asju muudetud.
tasub ikka, muidugi tasub öelda. Või siis pahandadagi meiega, eks. Et siis me saame seda edasi anda. Võib küll olla jääda mulje, et seal on kõik üks suur Euroopa ja igaüks nagu mõtleme kõik koos, aga ega ta päris nii ei ole, et igaüks ikkagi räägib oma turuasjadest. Meil on niimoodi, et kuidas oleks võimalik leida. Ja mida paremini me teie nii-öelda ärikaasust teame, eks, et seda selgemini oskame ka seletada, et mis oleks huvi, mida reguleerida ja kui palju ja mis muud. See ongi võib-olla see, et üks asi on nagu saata neid vastuseid sinna esmasse otse ja teine asi on see, et kui FI esindaja reaalselt istub seal esmatöögrupi laua taga ja saab kaasa rääkida. Et tegelikult see sõltub sellest, et palju teie suudetakse selgeks teha, kui oluline see on ja palju teie see on nagu omakorda olete valmis ka rohtega. Õige. Kui palju jääb koosoleku protokolli jälg sellest, et meie turul on näiteks mingid siuksed murekohad, näiteks siukeste regulatsioonidega või järelevalve meetmete valikule, mis on oluline või mis ei ole, eks. Ja selleks me nii täna olemegi, et teilt seda infot saada, mida Euroopasse viia. Ja, aga siin ennem oli küsimus selle märgukirja kohta, et kas siis on konkreetselt ka need 3 märgukirja, mis me siin aasta jooksul oleme nagu välja andnud, et kas on nendega, see oli ka tänane mõte, et kas teil on nendega jäänud midagi nagu selgusetuks või nendega mingi küsimusi veel, et hea meelega kuulaks, mis me teaksime ka, et olime õiges suunas ja või on teil veel mingeid kohti, kus te vajaksite täiendavat selgitust, et mille osas veel märgukirja või seisukohta ja tugevamat seisukohta? Ei ole selge. Diskussiooni alata siis see võib märgukirju või ütleme nagu laiemalt, et mis võib olla, ütleme siis, mida saab arvestada näiteks, kui tulema mingi üldiselt seisukoht, mis viist turu osas näiteks nende kaugkontrollide tulemusel, et siis vist ka selles reaktsioonid märgukirjale pangalitest pakkus välja, et FI on pigem ütleme ajalooliselt kirjeldanud oma ootusi selliselt abstraktselt ja see võib-olla ei ole alati nagu selline piisav suunis ühelt poolt, et paneb need turuosad, kes üritavad olla ka seaduskuulekad niimoodi sellises ebamuspositsiooni, et kas see on ikka endiselt nagu piisav, mida ma teen. Teiselt poolt, et need, kes on nii-öelda võib-olla rohkem tegelevad reutiivse arbitraažiga, et siis nagu nii-öelda saab öelda, et see on piisavalt ebaselge, et pole piisavalt mulle suunatus. Et ühesõnaga, see üks variant, et mida nagu võib-olla siin võiks kaaluda, on siis see, mida näiteks mingid konkreetsemad näited, aga abstraktselt, et mida FI on näinud, mida näiteks turul tehakse, ja siis ütleb, et kas on siis nagu nii-öelda hea või halb praktika sobib, mitte sobib, et kuidagi niimoodi nagu suunata. Et siis igaüks enda siseeskirju nagu ja korraldus nagu teab, et siis nagu nii-öelda see nagu turuosaline saab aru, eks see näeks teda või mitte. Et üks selline mõte ka. No see täna oligi tegelikult, mis nagu Merilin välja tõi sellest MiFID 2 kaugkontrollis, et tõi nagu need 3 suuremat puudust, see ei pruugi üldse kõiki teid puudutada, aga lihtsalt see, et nagu ise siis vaataksite oma tegevused ja siseeskirjad selle pilguga veel kord üle. Aga kui nüüd FI ei ole teie poole pöördunud kellegi subjekti poole, siis võib eeldada, et me ei ole mingisuguseid negatiivseid leide nagu tuvastanud. Et mis nagu FI teeb, ongi see, et me anname ainult negatiivset nagu tagasisidet, et me ei anna nagu positiivset. Et see paraku on niimoodi, kui me hakkaksime positiivset andma, siis te mõtlete, et aga selle kohta ta ei andnud mulle midagi, et kas selle kohta on siis nagu halvasti või hästi, et me anname nagu ainult negatiivset, et me kindlasti nagu pöördume eraldi nüüd subjektide poole ja võib-olla, kui meil on kogu see turg nii-öelda läbi käidud need MiFID 2 kaugkontrolli osas, et siis võib juhtuda, et sellest tuleb Finantsinspektsiooni mingi soovituslik juhend või mingi märgukiri või midagi sellist. Ja siis on jälle see tunnetuslik küsimus, et kas me peaks nagu turule ennem seda projekti nagu saatma. Aga see on meil nagu juhatus nagu otsustab seda. Härra Svetmagas mõtled seda, et kui me näeme, et mingit moodi, mingi praktika nagu see hakkad. Mingit sobivust hinnatakse sellisel viisil, on ju,
oleks üldine kirjeldus, et kui sellisel viisil teed, on ju, et siis võib-olla ei täida seda eesmärki. Seda mõtlesin. Just. Et me kirjeldaksime nagu mingit kaasuspõhine oleks seda asi. Mitte ei ütleks, et vot Swedbank teeb niimoodi või LHV teeb niimoodi, vaid lihtsalt, et kui on niisugused meetmed on tarvitusel võetud või küsitakse mingeid niisuguseid asju või midagi sellist, et siis see on piisav või see ei ole piisav. Jaa, ei kindlasti selliselt me võime... Pigem siis öeldakse, et meil seal vist ei öelda seda, et on piisav. Sellest ei ole piisav. No me saame niimoodi kirjutada, et ei ole piisav. Toome nagu näite ja siis ütleb, et ei ole piisav näiteks. aga üleüldiselt heade ja halbade praktikate kohta saab ka ESMA koduleheküljelt Q&A-dest väga palju teavet, et kus siis ESMA ise kajab, mis nii-öelda ootused on turule ja konkreetsete kaasuste ja näidete põhjal. Et ka sealt saab. Kuigi oma sellest nii-öelda tegevuses me eelmise aasta lõpus sisemiselt nagu leppisime ise ka kokku seda, et püüame rohkem nagu ise suunata, kui vahepeal oli see, et lähme küsime ESMast, siis räägime läbi, see võtab kõik ju aasta aega, on miinimum põhimõtteliselt, eks. Et kui sa paned sinna töögruppi küsimuse, et vot meil on selline olukord, kuidas seda lahendada, kas see õigusakt, Euroopa Liidu otse kohalduv õigusakt on nagu, mõtleb seda või teist, on ju. Üks paned päevakorda, siis esimene kord arutatakse, aga siis jõutakse tõenäoliselt tulemuseni, et seda on vaja täpsustada veel midagi seal juures, siis arutatakse veel teine kord ja kui on aastas on näiteks 4 koosolekut, siis ongi aasta läbi, eks. Enne kui ta jõuab sinna Q&A-sse. Et pigem nagu siis suunata ise ära, öelda, et meie arvates on õige nii ja seda siis selle disclaimeriga, et kui kunagi suuremast pildis lepitakse midagi muud kokku, et siis me nagu muudame oma seisukohta, aga nii kaua võiks nagu niimoodi teha. Et selle me enda maja sees nagu võtnud nagu nii-öelda pigem nagu suuna, et teeme niimoodi. Te ise ei ole mingit Q&A formaati kaalunud, et te kindlasti saate hästi palju küsimusi. Või tahaks nagu sellist võistlevat Q&A teha, et ega see nagu ka, see ongi see, meie Q&A on põhimõtteliselt ongi see märgukirjaks tegelikult. Ma mõtlesin selle, et kindlasti saate hästi palju erinevatel turuosalistel küsimusi, et võib-olla nagu, ma ei tea, 5 tükki küsivad sama asja, et ehk oleks siis mõistlik need ka. Teetan selle X-loos on seal taga, tuleb välja, et Finantsfiktsiooni vastus selle paragrahvi tõlgendus. Ei ole seda, me ei ole mõelnud. Nii, veel küsimus, mis veel pannud? Osaliselt vist nagu nii-öelda üldselt pagendu poolt välja tulnud probleemid, mida rääkida. Ma saan aru, sellest vist räägitakse ka 18.